Tegemist on haridusteenuste haldamise süsteemiga. Selles videos käsitleme huvikooli moodulis huvikooli esindaja õigustes huvikooli rühma õppuri lõpetamise kuupäeva muutmist. Kui mingil põhjusel on vaja õppuril muuta huvikooli rühmas lõpetamise kuupäeva, siis tuleb minna lapsed rühmas vaatesse. Et sinna jõuda, liigume avalehelt asutusesindaja kastis olevale kooli nimele. Alla kerides jõuame rühmade nimekirjani. Valime siit rühma, milles oleva õppuri lõpetamise kuupäeva soovime muuta. Nüüd vajutame õpilased nupule ning avanebki vaade, kus saame kuvada kõiki õppureid, kes on antud õppeaastal siia gruppi lisatud. Iga õppuri rea lõpus on 3 punkti, kuhu peale vajutades avaneb ripploend tegevustest, mida on antud õppuriga võimalik teha. Lõpetamise kuupäeva muutmise õigus on vaid huvikooli esindajal ning seda saab teha juhul, kui lapsel on lõpetamise kuupäev juba märgitud. Seda saame kontrollida veerust lõpetamise kuupäev. Näiteks Leilal on lõpetamise kuupäev märkimata ning seetõttu tema ripploendis lõpetamise kuupäeva muutmine valikut ei esine. Lillil aga on valik täitsa olemas. Siin näites muudame Lilli lõpetamise kuupäeva. Selleks vajutame ta rea lõpus olevale 3 punktile ning sealt lõpu kuupäeva muutmine nupule. Nüüd avaneb pop-up aken, kus on toodud olemasolev info õppuri kohta ning üks nõutud väli, uus lõpetamise kuupäev. Selle väljaga määramegi uue kuupäeva. Uue lõpetamise kuupäeva määramisel tuleb silmas pidada, et minimaalseks väärtuseks saab olla muudatuste tegemise hetkele eelneva kuu 1. päev. Meie näite puhul oleks see 1. aprill. Maksimaalset väärtust lõpetamise kuupäeval aga ei ole. Kui oleme valinud uue lõpetamise kuupäeva, siis vajutame nupule Lisa käskkirja ootele. Nüüd tekib muudatusest taotlus. Selle taotluse allkirjastamist käsitleme videos käskkirja ootel taotluse allkirjastamine. Kui õppuri kohta on juba tehtud lõpetamise kuupäeva muutmise taotlus, mis ei ole veel allkirjastatud, siis ilmub uue taotluse tegemisel pop-up akna ülemises osas sinise kasti sees ka vastav info. Kui on soov muuta lõpetamise kuupäev teiseks kuupäevaks, siis on esmalt vaja varasem lõpetamise kuupäeva muudatuse taotlus kas tühistada või allkirjastada.